See oli eile, ehk siis kuskil 15 tundi tagasi. Ma näen üsna selgelt. Niipea kui ma operatsioonilavalt püsti tõusin, siis ma juba nägin. Mitte küll väga selgelt, kui enam-vähem. Ma tunnen uskumatu, et hommikul üles ärgata nii, et ma näen kella ilma seda vaatamata, nagu otseselt kätte võtmata, siis tunnen ülihea. Ma olin veidi ärevil, mitte midagi hullu, aga pisut lihtsalt, kuna päris täpselt ei teadnud, mis sind ootab, siis veidi närvis, aga mitte midagi hullu. Tegelikult see oli põhimõtteliselt midagi sellist, mida ma ootasin, et midagi valulikku, midagi sellist ei olnud. Lihtsalt pisut ebamugust tunne, aga see on kindlasti seda väärt. See kogu protsess võttis aega kuskil 10-15 minutit, aga see laser ise tegelikult töötas seal vist 15 sekundit, et ei olnud üldse pikk protsess. Selles mõttes oli hea, et see oli inimene kõrval, kes sulle seletas eesti keeles, mis sinuga tehakse, mis praegu toimub, mida sina pead tegema, et ei olnud mingit teadmatust, vaid kogu aeg hoiti kursis. Ja üldiselt oli väga sujuv operatsioon, kõik oli hästi. Kõigepealt me olime ooteruumis, meile pandi seal tilkasid silma, meil tehti eelprotseduurid, pandi vajalikud riided selga, mis põhiasi oli ootamine. Ja kui viidi operatsioonisaali, siis seal kõigepealt toimus täpselt nii, nagu mulle öeldi. Lõigati silm lahti, tehti laseroperatsioon, pandi silm jälle tagasi kinni, siluti ära ja kõik oli korras. Tegelikult oli väga lühike protsess ja midagi hullu. Jah, mul oli algul pidi olema superlasik, kuid selgus, et mul oleks sobiliku femtalasik ja siis mulle selgitati, miks see nii on ja mis nende vahe on. Ja tegelikult see midagi otseselt minu jaoks ei muutnudki. Mul lihtsalt selgitati, mis minuga tehakse ja kuidas see välja näeb. Ootamine. Siis ma olin ka järjekorras viimane ja ma nägin, kuidas inimesed tulevad juba tagasi, nad naeratavad ja nad näevad. Ja ma olin see viimane, kes ootas operatsioonile minekut. Et see protseduur ise ei ole ebamugav, või pisut ebamugav, aga see on kindlasti seda väärt. Et see ei ole midagi valulikku. Mulle väga meeldis, et mind hoiti kursis ka operatsiooni ajal, et inimene oli minu kõrval, kes rääkis ema keeles, mis minuga tehakse, mis praegu toimub ja mida mina tegema pean. Et see andis kindlasti väga palju juurde. Tehti eelprotseduure, pandi vajalikud riided selga, tilgutati midagi silma, valuvaigistid asju ja rahulik muusika mängis, mõnus harmooniline, vaikselt ootasime oma järjekorras. Ma olin õnnelik, et see läbi sai ja kui ma siis püsti tõusin, siis ma kohe nägin. Mitte väga selgelt, aga ikkagi ma tundsin juba, et on oluliselt parem. Mul ei olnud mingisugust pearinglust, mul ei olnud peavalu, mul mitte midagi halba ei olnud. Tõusin püsti, kõndsin minema ja siis veel natuke seal toimetati ja võisin koju minna. Kohe pärast operatsiooni. Nii kui püsti tõusin, kohe tundsin. Mind viidi tagasi sinna ootusaali, kus me alguses ootasime. Ja siis pandi jälle erinevaid tilkasid silma. Pidid lihtsalt olema silmad kinni, et silm rahuneks. Ja seal ei läinud kaua, ma arvan 20 minutit olid rahulikult. Selgitati veel ühed asjad üle ja siis võiski minna. See oli kerge ebamugavust tunne selles mõttes, et nagu midagi oleks kohati nagu silmas. Nagu karva, ripsmekarv või midagi sellist. Pisut häiriv. Aga see läks ära, kui panid silmad kinni ja vahepeal jälle panid neid kunstpisaraid ja tilkasid silma, siis läks paremaks jälle. Ja magasid, siis oli juba väga hea. Kõigepealt oli 2 nädalat alkoholi juba. Tuleb panna kunstpisaraid iga päev, 5-6 korda päevas või kui vajadusel võib ka rohkem. Ja siis on teised tilgad ka, mida on siis 4 korda päevas. Ja üldiselt põhimõtteliselt ei ole erilisi piiranguid, kui sa väljas käid, siis tuleb päikeseprille kanda. Pesemas võid käia, vesi silma ei läheks ja sellest tulebki kõige rohkem hoolt kanda, et midagi silma ei satuks. Et kui ettevaatlik oled, siis ei ole hullu. Kuna tegu on väga tundliku elundiga, siis silmadega, siis kõige lihtsam on usaldada professionaalne. Et kui te olete juba siia tulnud, siis siin ei ole midagi karta. Sinuga tegelevad inimesed, kes on teinud seda pikka aega ja lihtsalt usaldada, mis nad sulle ütlevad ja olla rahulik ja kõik läheb hästi. Tegelikult ei ole midagi karta. Ma lihtsalt teadsin, et see on hea asi. Et ma tean inimesi, kellel on see väga hästi läinud ja nägemist tagasi saada, see on kindlasti seda väärt. See on uskumatu. Ma olin ikka väga sillas sellest. Et ei ole 11 aastat näinud ilusti, siis nüüd enam-vähem näha on ikka väga hea tunne. Lihtsalt see liigutus ise, hommikul ärkad, paned jälle prillid pähe, õhtul magatad prillid ära, see lihtsalt tüütu. Ja samamoodi trennides käies või igapäevaelu asju tehes, siis just teavad ette. See on üsna tuntud tegelikult, doktor Salamatini keskus või silmakliinik Eestis, et sellest on palju räägitud ja seal on palju inimesed käinud ja see on üsna tuntud. See oli pisut konarlik,
et iseenesest kliinikus oli kõik väga sujuv, aga bussipiletid asjadega oli pisut seal mingisugused tagasilööked, saadeti valed piletid, aga see oli ka, meilidel suhtlus oli väga sujuv, emakeeles suhtlesime ühe isikuga ja kõik oli korras. Kõik olid väga sõbralikud, vastutulelikud, küsimusi oli, siis alati vastati ja ei olnud üldse mingi probleeme. Väga hea, et inimesed sõbralikud, kohati räägiti liiga kiiresti, aga siis küsisid jälle üle ja oldi rahulik ja räägiti uuesti üle. Ei, polnud mingi probleem, et rahulikult kuulad, siis ei ole midagi hullu. Kõik on hästi. See protseduur ise tegelikult, see ei ole nagu Tivoli tuur, et sa tahad sinna 10 korda järjest minna, aga see on midagi sellist, mis sa teed korra elus. See ei ole olulik, see on pisut ebameeldiv või ebamugav, aga tõused püsti, sa oled nagu uus inimene. Et ma kindlasti soovitan seda kõigile, kes vähegi seda kaaluvad. Et täna olen vähem kui 24 tundi on möödas ja ma juba näen, nii et see on uskumatu tunne.